Ergo. Mina olen Jüri. Minu nimi on Martin. Minu nimi on Ringo, mängin soolopassi. Mina olen Hannes ja meie oleme Scarlett. Ütleme minu jaoks nagu bändipoist langest sinna mingit sellist esilinastust teha. Minu arust väga lahe mõte. Ma tulin selle mõttega kaasa, sest why not? Päeva lõpus elus need, mis asjad me teeme, suures osas me teemegi ise endale ja ma arvan, et see premiere või esilinastus, mis siin täna on, see on ka suures osas nagu mingis mõttes meile endale ja inimesed oled seda kohaldunud, meil on väga hea meel, me oleme tänulikud, et te meid toetate. Kuna see on meie esimene singel, mille me stuudios salvestame, siis me mõtlesime, et lihtsalt tavalise singliga, kui rahva ette välja tulla uue bändina on nagu igav. Ja sellest tulenevalt me mõtlesime, et oleks äge, kui tuleks singel välja korraga, nii et on nagu mingisugune äge visuaal ka juures. Sest siis, kui rahvas kuulab uut lugu raadios, siis ja kui seal mängib uus bänd, siis nad ei tea, kes need inimesed on, et võib-olla mingisugune imago asi. Müts maha Kivias, kes kirjutab laule, mis on nagu see, ütleme, see sõnum ja see meloodia on kuidagi hästi meeldiv või hästi selline mahe, et lugu väga meeldib. Alguses ma vaatasin seda, ma ei süvenenud väga sõnadesse. Ma vaatasin video storyline'i, üsnagi selline sujuv süke, nagu ta oli. Ja siis pärast, kui olid mõned inimesed veel seda näinud, siis nad ütlesid mulle, et nagu tunduks nagu see loo sõnum või selline läheb sellest videost mööda. Kuigi ma pärast hakkasin mõtlema, et tegelikult väga ei lähe, kui me lähtume metafooridest. Esimene salm räägib siis sellest suvistest tuultest ja nagu kõik hakkaks hästi minema, eks nagu videos kajastatud, et on koos ja see läheb nagu, hakkab minema oma radapidi, seda radapidi, mida pidi see minema peaks. Siis järgmises selle paarikese kaadris oleks nagu, et on nagu probleemid, siis on juba sügisesed tuuled, tormid ja kogu selline värk, et selline natuke süngemaks võtab. Ja siis viimases loo osas siis juba on nii-öelda, et vii mind edasi kaugele siit ja nii edasi nagu. Et tegelikult ta läheb esmavaatepunktist, ta ei lähe, aga tegelikult kui sa hakkad metafooridesse ümber kirjutama asja, siis mina arvan, et on üsna päris lahedalt kunstipäraselt on läinud edasi nagu. Tool filmimispäeval, kui me läksime, lootsime katusel ka kaadreid teha, tuli välja, et katus oli lukku pandud, see uks, kust sinna sai. Ja siis vastavalt nii nagu tegutsesime, et ei olnud katus, siis ei olnud seekord. Aga ega selle katusel midagi olulist ei oleks olnud ka, et küllaltki selline, sest mõned kaadrid. Faale väga meeldis, asukoht väga meeldis ja need mõned kaadrid, mis kogu seda öist linna seal näitavad või siis ka päevast linna on tegelikult hästi võib-olla midagi teistsugust, mis me siiamaani nagu teinud oleme. Kuna ma nagu tulin siin alguses hommikul kohale mingis mõttes kui nagu videomeeskonnana mingil määral, siis algus oli nagu küllaltki siuke huvitav, nagu ikka alustasime, käisin poest läbi, võtsime mingisugused energiajoogid ligi, et une saaks ilmast ära hommiku ja läksime sinna, vaatasime tingimused üle, hakkasime filmima siis põhiliselt neid selle paarikese osa, nii-öelda näitlejate osa ja väga meeldiv oli koostööd teha muuseas nende näitlejatega, hästi vahvad inimesed, hästi toredad inimesed ja väga nagu andekad inimesed. Ja siis juba aegsetki oli, kus tuli bänd peale ja ütleme, esimene päev oli võib-olla selles mõttes kõige raskem, et nagu kogu see seltskond ei olnud veel nii ühte sulandunud, aga ütleme õhtupoole juba, kui korralik rockimine käis, siis üksetki olime seal, kus kõik tundsid ennast nagu väga vabalt ja järgmised päevad, mis me filmisime, oli nagu hästi meeldivad, kõik olid väga chillid ja kõik veetsid nagu head aega. Siin Faales oli hästi huvitav see, et ma mitte ei kasutanud trummipulki mängimiseks või ma mängisin seal riisijäädedega need sellised valged pehmed trummipulgad ja see sound, mis seal nagu tekkis seal korteris, väikses korteris oli nagu üsna siuke huvitav. Mingi hetk mul tekkis isegi siuke kontserti tunne mingis mõttes, et me elasime nagu kõik nii sisse, me fiilisime nagu kuidagi nagu üksteist ja meil oli nagu niivõrd fun, et mingi hetk kadus nagu näitlemine täiesti ära. Lihtsalt mängidki seda sama lugu ja mitte nagu otseselt isegi kujuta ette, et sul on nagu publik või lihtsalt teedki seda endale nagu niivõrd nagu fun ja lahe oli, et otseselt ei olnud siukest tunnet, et ma pean nagu näitlema või mängima kedagi, et mängima Pauli, sest mina stuudios ei salvesta neid trumme,
et ei, väga fun oli, siuke feeling oli sees täpselt nagu mängikski päriselt, et selleks, et ennast rolli viia ja vaatamata sellele, et reaalselt muusikat me ju kitarridega ei mänginud, võib-olla kõige paremini kaasa aitas nagu kogu bändi energia. Et kõik tüübid, kes sinna kohale tulid, nad tundsid ennast hästi ja kui fono pealt läks nagu lugu mängima, Fales tegelikult trummid peksid päris kõvasti nagu üle, et kui seda kuskilt mujalt videost vaadata, kuidas seda kaadrit võeti, siis see on nagu naljaka soundiga. Aga selleks, et moodi saada, jah, ma ütlen, et inimesed tulid, eks paljudel meie bändi liikmetel on nagu lavakogemust ka juba piisavalt palju, et mitte nagu abistada ja üritada välja näha normaalne, vaatamata sellele, et reaalselt kitarril juhtmeid küljes ei ole. Üks moment, kus me Fale majas bändiga mängisime, oli reaalselt operaatoril olid rullluisud jalas ja bänd mängis ja teine vend siis nii-öelda pani talle käed õlgade peal, lihtsalt lükkas seda rullluiskudega venda, et saada liikuvat kaadrit, et see oli alguses oli natukene awkward kõrvalt vaadates, me mõtlesime, et okei, aga eks kui pärast ekraanilt vaatate seda asja, siis te näete, et see toimis. Ma arvan, et seda ei näe isegi Hollywoodis. Ja ma arvan, vend lihtsalt chillis oma suure kaameraga, mis oli temast suurem nagu see rulluiskudel ja teine vend lükkas seda samal ajal, liigutas seda kõike, see oli päris cool. Aga kaadrit oli väga head välja. Jaa, ta väga kükitas veel saevärki, see oli cool. Täpselt nagu drooniga võtta. Jaa, ta tegi kükke. Võttetiimiga mina jäin väga rahul, et nad orgunnisid enda poolt kõik väga professionaalselt ära, meil käis isegi droonimees, tuli võtma laost droonikaadreid. 3, 2, 1, võte. Ergo, what? Pisikesest ruumist, mis oli muusikavõtete jaoks üsnagi primitiivne, oli tegelikult üsnagi odavate ja lihtsate lahendustega saavutatud väga tõetruu lokatsioon või videovõtte jaoks. Ja siis see üldpilt oli nagu vaatasin, kaugelt vaatasin, igalt poolt olin selle juures, oli nagu väga hea ja lõpuks, kui ma nägin seda videot, siis seal olid need kaadrid olid nagu veel paremini jäetud. See oleks olnud nagu päris restoran. Ja siis ma mõtlesingi, et siis teeme selle video nagu valmis ja inimesed näevad seda ja siis küsivad, et aga mis restoran siis on. Ja siis me nagu tahaks minna sinna restorani ja siis nagu mõeldaks, et ilmselt ei saagi kunagi olema seda restorani. Et see interior oli väga-väga lahedalt seatud seal ja need värvilahendused, see oli tõesti uskumatu töö. Poleks arvanud, et siuksest ruumist on võimalik siuke asi välja keerata. See miljöö oli küll väga professionaalne. Täpselt siuke nagu oleks mingi, ma ei tea, Olde Hansad on kuskil. Jaa. Meil oli situatsioon, kus filmiti siis nii-öelda näitlejaid, näitlemisosa ja oli vaja, et bänd mängiks nagu taustaks. Ja tegime seal jaanipäeval tegime seal mingisugust romantilisi laulu, me tegime seal lihtsalt siukest mingit jammi, et see oli päris huvitav, kuidas Anne sõitis mingi 5 jupp üles ja kuidas selle järgi nagu mängisime. Aga ei, väga fun oli, tundus, et rahvale, kes seal näitlesid nagu küll õlad tatsusid kaasa ja pea käis nagu kaasa rütis, et tundus, et meeldis. No me vehkisime seal ikka päris kõvasti ja pärast ma mõtlesin, et kurat oleks võinud nagu rätikuga kaasa võtta, sellepärast ma olin jumala läbi märjat, kui me olime nende kaadritega lõpetanud. Ja seal nagu ka Fale majas, seal tehti täpselt samamoodi, tehti rulluiskudega liikvaid võtteid. Me mängisime mingid täiesti suvalisi lugusid, me tegelikult isegi tol momendil me ei mänginud isegi enda lugu, et see oli rohkem siuke läbi huumori. Ja kuna kõik bändimehed olid nii intuit, et tahaks täiega juba kütta ja saada nagu ägedaid asju kaadrisse, siis vahepeal režissöör oli üsna närvis meie peale, sest me segasime nagu kaadrit võtmist. Kui ma võtsin seda telefoni kätte, siis ma korra unustasin ära, et ma üldse teemegi videot, siis ma hakkasingi telefonis vaatama. Ja siis äkki tuli vett näkku, siis oli ju paras šokk üle. Jaa, see on ju võte ju, siis jooksin ära. Peaks ära jooksma. Kui ma ausan, siis näiteks see stseen, kus kohas ma Kristal vett näkku viskan pidin, ma teadsin, ma saan seda teha ainult ühe korra. Ja siis ma mäletan, kuidas ma nagu oli okei, võte. Ja siis ma tundsin, et okei, mu vererõhk tõuseb täiega, mu vererõhk tõuseb täiega, mu vererõhk tõuseb täiega. Ja siis mu nägu oli täiega for real nagu kuriga.
sest et ma lihtsalt olin angry, sest ma kartsin, et ma ei tee seda ära. Ja ma veits pavisin, mida ta ütleb. Ma isegi vahepeal mõtlesin, et see ongi päriselt nii nagu... Rääkida näitlejatest, siis no minu meelest nii Triinu-Liis kui Kristo on nagu sündinud näitlejad. Ma ei teagi, kui palju neil mingid varasemad näitlemiskogemust on, aga see, kuidas nad kaadrit välja paistavad, väga loomulik. Ja kindlasti aitas see ka kaasa, et nad reaalselt on ka omavahel suhtes. See avarii lavastus oli Sandril hästi, tal oli peas täpselt plaan tehtud, kuidas see peaks välja nägema, et minul ei olnud tollest võttest mingit ettekujutust. Mingi väga hägune Sandri jutustust järgi, aga Sandril oli väga konkreetne plaan. Me jälgisime seda, me tegime nii, nagu ta tahtis ja minust tulemus oli nagu väga hea, et päris fun oli seal. Minu rolliks oli muidugi liikuva või ise avaneva ukse lahti hoidmine, eks siis vahel kõõlumine, et see uks kinni läheks, et ei tundus, et see asi läks nagu päris ladusalt, et kellelgi vist väga pole taimu peale Sandri, kuidas see asi peaks välja nägema. Aga Sandril oli hästi siuke, täpselt ta teadis, kuhu minna, ta liikus juba teadlikult mõtte saati 2 mõtte sellel, et ei väga kiiresti läks ja väga ületavad tead olemas. Saad aru, kõige hullem oligi see, et me jooksime, või minu seen oligi see, et me jooksime Faalemajast välja, kõiget üks vend kogu aeg lehvitama selle ukse juures, et see kinni läheks samal ajal, kui ma jooksen. Ja siis jooksin välja ja siis nagu jäin täpselt auto ette seisma ja auto pidurdas täpselt minu juures, et ma nagu reaalselt jääks auto alla. Ja siis oligi see, et see kõrib akna alla mingi, kui täitsa võkkis mul jäi jalg pedaali taha kinni. Ma peale seda nagu ei olnud väga julge joosta. See oli päris alguses ka, see ei olnud nagu mingisugune viimane see, et see oli nagu okei, I'm out. Ütleme, see laopäev oli üks nendest asjadest, mida mina mingis mõttes tagant pushisin ja nagu kogu aeg, mina olin ise nagu vaimusilmas juba ette näinud, et kui vahvaid kaadreid, kui toredaid mõnusaid, meeldivaid kaadreid sealt saab ja tegelikult need eriefektid, mis nii-öelda, mis jällegi nagu Ringo mainis ka, et sellised küllaltki nagu välja mõeldud lahendused, mida tegelikult enamasti filmimaastikul tehakse võib-olla natuke teistmoodi ja kallimalt, siis me võtsime mingid lahendused, mis oleks küllaltki odavad aga mis näeks vinged välja, kas või see sama vesi, need lehepuhurid, need pirni katki löömised, et kindlasti sain ise nagu mingite ideede jaoks sain maa inspiratsiooni mingitest muudest välismaa muusika videotest, aga mulle hästi need paljud ei saanud vahepeal aru, kui ma ütlesin, et kindlalt peame vett kaustama mingeid asju, keegi ei mõistnud, küsiti, et miks see vajalik on. Ma lihtsalt vaimusilmas nägin kogu aeg ette, et okei, nagu sellised asjad saaks sealt välja tuua. Ma usun, et lõppkokkuvõttes tegelikult see, et me ikkagi kasutasime seal vett ja mida kõike veel, et see nagu tasus ennast ära ja kindlasti ka see, et see SG gitarr puruks löödi, et see oli hästi vahva üllatus, et Kivi suutis selle 5 tükiks lüüa. Muidu lüüakse see 2,5, aga see lendas 5 tükiks, et see laopäev oli kindlasti minu jaoks kõige lahedam päev igas mõttes, seal oli ma arvan neid mingi 15 inimest koos, küllaltki suur meeskond, kaubikuga kohale, autod sisse lattu, kõik asjad, et see oli kindlasti üks vahvamaid. Kui gitarri lõhkumine oli hästi huvitav, kui ma nägin seda Martini nägu, mis oli nagu see nägu ennem lõhkumist või seda löömist oli nagu garanteeritud, et see pilt on nagu puruks, et gitarri lõhkumine oli nagu üsna fun ja huvitav, et ma ei kujutaks ette, kui ma vist rummid ära lõhkuma, et üldse kuidas ma nüüd lõhkuma peaks, et hästi huvitav on mõelda. Õnneks meie nii-öelda režissöörid ei andnud sükest käskust, et rummid peab ära lõhkuma. Kui me laohoonesse lõpuks võttetiimiga kohale jõudsime, siis emotsioon oli positiivne, sest me nägime seda, et sealt saab täpselt sellised kaadrid, nagu me olime oma vaimusilmas ette kujutanud. See oli siuke järsku pime, tolmune, võib-olla kõige suurem väljakutse just bändi filmimisel oli, kus pidi hästi palju tõmblema, kuna selle lao reaalselt uksi ei olnud ja väljas oli väga-väga külm, siis see tõmbas kopsu ikka korralikult kokku. Et me tegime kuskil, ma ei kujutagi ette, 10-30 võtet tegime järjest. Et vahepeal olid sellised kiired minutilised pausid ja ruttu pidi jope selga tõmbama, et mitte ära külmuda. Meil oli situatsioon, kus oli tseen, kus ma pidin poole mängimise ajal lööma puruks pirni, tavalise laelambi.
ja minul oli tohutu hirm või ettekujutus, et see nagu veits plahvatab ja need killud lendavad igal poole, ma võin nendega näkku, kus iganes silma või midagi iganes saada. Aga üsna enesekindlalt kõik ütlesid, et ei, et ära muretse, et see ei lenda nagu niimoodi, et ma söön teda teises suunas ja ta nagu ei plahvata nii-öelda. Ja mis löömisel juhtus oli see, et ma saingi killu, sain silma alla, vedasid mitte silma, et siuke üllatus, mul on nii väga üllatus öelda, natukene valmistusin selleks, et aga jah, üsna siuke tagantjärgi naljakas kogemus. Kui Martin selle sahmaka kaela sai, siis ma arvan, et ma jälgisin Martini seda kehakeelt selle koha pealt ja mulle tundus nagu, et ta nagu ei teedki teist nägu selle peale, siis mõtlesin, et kurat, et kas see mingi väga soe tegelikult vist ei olnud nagu, sest me tegime põhimõtteliselt õuetemperatuurid olid oktoobrikuus ja siis sahmakas vett ka veel kaela. Et mul nagu väga emotsioone tekkinud, sest et Martin oli lihtsalt nagu, nojah, oli siis vesi, et see mõttes nagu midagi mina sellest ei näinud, et oleks nagu väga külm olla olnud, et mõte oli külm, aga see, mis saab vaadata, see oli lihtsalt täiesti normaalne. Äpardusi oli, nimelt mina oleksin ühe korra drooni kogemata mikri statiiviga allapäegu lööd, ma kuidagi vehkisin seal päris korralikult ja droon minnes just üle mu pea ja see oleks üks küllaltki huvitav seik olnud. Teine asi on see, et droon oleks peaaegu kivile otsa sõitnud, et ühele meie gitarristile, et see oleks päris kindlasti valus ebameeldiv olnud nii droonile kui kivile. Kõik nagu see enam-vähem tehtud, isegi seal oli probleeme vahepeal gitarrivõimude toomisega ja mingite selliste asjadega, isegi need said nagu toodud. Ergo unustas trummitooli maha. Nagu Ergo ikka, tuleb kohale ja kõik, mida on vaja, on peaaegu kaasas. Aga trummitooli asemel läks siis üks, ma ei mäletagi vist mingisugune gitarrivõimu kohver või midagi sellist ja case nii-öelda ja täitsa toimis. Mina kogu aeg nagu rõhusin sellele, et poisid, et peavad kindlasti olema seal kas siis vähemalt üks Marshalli half-stack või full-stack peab seal olema ja ma nägin kogu aeg vaimusilmas seda hetke, et kus see suits, paks suits ja siis läbi selle paistab see Marshalli JCM 900 head ja seal põleb see tuluke siis see punast värvi ja poisid tulevad siis kohale ja kuule, me nagu toitekaableid ei võtnud, et me niikuinii võime järgi ei pane. Siis ma olin nagu üllatki pettunud ja tegin vähe tööd, otsisin kuskilt mingisuguse kaabli välja, panin sisse, panin pauhti selle Marshalli nii-öelda gitarrivõimu tööle, et see ilus punane nupp seal põleks. Kui video valmis oli, siis kõik naersid mulle, et seda isegi ei ole videos ja ma vaatasin selle video uuesti läbi ja panin täpselt seal koha peal stoppi, kus see on vägagi kaadri keskel, nii et tegelikult ma olen nagu väga rahul, et see tuli ära. Võibolla see on ka mingisugune siuke naljakas asi, mis on kuidagi ka mingil määral gitaristina sul kaasa tulnud, et sa tahad videos näha just mingit konkreetseid võime ja neid ka reaalselt nagu töötamas. Tulemus nagu arvestades seda eelarvet oli ka väga hea, et kui siin näiteks võrrelda siin ütleme selle Savisaare videoga, kus oli nagu kordades rohkem raha sinna sisse pandud, siis see, mis siit välja tuli, oli väga väikse eelarvega, väga professionaalne ja tõesti hea töö. Ütlen ausalt, kui ma esimest korda seda videot nägin, algusest lõpuni vaadates ilma mingisuguste kommentaarideta, vaatasin selle video lõpuni ja kusagil poole pealt juba tekkis selline mulje, et siit on midagi head tulemas, et see ei ole lihtsalt tavaline Eesti muusikavideo tehtud niimoodi poole võlliga. See on täiega siuke nagu Jared Leto koos Trafficu, Shannoni ja kõik ülejäänud muusikud kokku. Siuke nende kombo ja siis midagi omapärast sinna juurde nagu midagi rajumat iseloomuga. Ja me kuulisime seda enne seda, kui üldse see videovärk tuli, siis Jüri oli ka mingi kuule seda, okei, me tegime uuesti selle kõik, kuule nüüd on hoopis teine. Mis sa neist sõnadest arvad? Kogu aeg oli. Nii et meil on see on peas põhimõtteliselt. Ma räägin, me saime nagu ise oma ette nagu hakkama uskumatult hästi. Selles mõttes, et ma arvasin, et me lihtsalt teeme omakeskis jälle lihtsalt nagu niisama, aga tegelikult tuli sellest lõppkokkuvõttest nagu väga laheda pointiga video.
võrreldes teiste videotega, no mis mulle endale meeldib ja mis selle võib-olla video idee oli ka see, et see on selline mingisugune selline klassikaline, vähemalt bändi kohad, see klassikaline rocki 2000-ndate aasta, 2000 aasta, ütleme see aeg ümberkaudselt seal. Selline mõnus rocki video, kus pill lüüakse pooleks, kus on vana maha jäetud ladu, kus mängitakse ja sellised asjad, et selle koha pealt ma arvan jällegi midagi natuke teistsugust, mida Eestis pole võib-olla mõnda aega välja tulnud. Et kindlasti midagi uut, kindlasti väga nagu, ma arvan, et täiesti normaalsel arvestatud tasemel nagu. Müts maha kõikides, kes olid filmisid, kes mõtlesid välja seda lugu, kes aitasid meid, kõik koostööpartnerid ja väga lahe nagu, et ma usun, et see tulemus tuli nagu ikka vähemalt 10-kordselt tagasi, mida me nagu ootasime. Eks lõpptulemus peab iga vaataja ise nagu otsustama, kas ta sellega rahul ei. Meie jäime küll rahul.